21. septembri päeval 1823. aastal. Õhtul pärast kella 6 kogunes Fraternitas vend Kaaroluse korteris, tema alles valmimisjärgus majas Kuuraisenstrassel, lehmade rändamise tänaval ehk nüüdsel Karja tänaval. Kohal on Aleksander, Julianus, Godofredus, Fridericus, Joachimus, Ferdinandus ja Voldemarus. Aleksander ja Julianus andsid saabumisel vend Kaarolusele üle pika nina ordeni, autasuna kiiduväärse teo eest, et ta oli võtnud endale voli tuua seeniorist sõber Fraternitasse ilma, et oleks neilt eelnevalt küsinud, kas neil on mõni kaalukas vastuväide sõbra liitumise vastu. Kõiki siinkirjutaja vabandusi, et 7 ülejäänud venda olid oma nõusoleku juba andnud ja ainult neilt 2 ei olevat ajapuudusel saanud küsida, vastu ei võetud, vaid viidati meie reeglistiku 29. augusti protokollile. Lõpuks lubasid aulised vennad suuremeelselt seeniorist sõbra vastu võtta. Viibiti külaliste toas, kus tõsiste ja naljatlevate vestluste saatel joodi teed ja võeti pisut kehakinnitust, ning vend Fridericus võrdles oma hiljuti ilmunud vestlussõnastikuga timpsaiu, mida ringi lasti käia. Meie viimase 15. septembri koosoleku protokolli luges vend sekretär Voldemar ette pärast 7:30 ja see võeti vastu üldise rahuloluga. Seejärel kirjutasid kohal viibivad vennad oma nimed alla. Vend Aleksander saabus teatrist, vabandades hilinemise pärast. Ta luges protokolli läbi ja kuna tal midagi lisada ei olnud, süütas ta piibu ja kirjutas alla Aleksander. Liigne piibusuits ajas meid lõpuks külaliste toast välja. Hästi laetud piibukahuritega rünnati maalituba. Igaüks püüdis saada diivani komandandiks. Kui kõik vennad olid leidnud kontrapunkti, mis keha paigal hoidmiseks vajalik, tehti vend Kaarolusele järgmised maalilised ettepanekud aulise Fraternitase portreteerimise osas. Et kas oleks parem joonistada igaüht eraldi, partett, või ühises lõbusas grupis. Selle peale tegi vennas Carlo väga mõistlikke ja tagasihoidlikke ettepanekuid. Kindlat otsust aga ei sündinud, sest sel korral olid arvamused väga erinevad. Usalduslikult koos istuv seltskond jagunes. Ühes läks lahti Bostoni kaardimäng, kus 3 juristi astusid lahingusse ühe pedagoogi vastu. Meie, teised, ühinenud osariigid, lahutasime meelt vend Paukeri etteloetava huvitava üliõpilaskirjaga Kiiseri Wartburgi peost 18. oktoobril 1817, nagu juurde lisatud joonistusel on näha. Ferdinandus kandis ette 11 Hoffmanni elust ja pärandist, kuid ta katkestati hüüdega lauda. Umbes kella 10 ajal asusime sätitud ja moorpraega kaetud laua taha. Nauditi sööki ja elavaid lauakõnelusi näitlejate kunstilise vilumuse üle. Võrreldi proua Wagnerit proua Schweriniga. Kiideti ja laideti. Proua Wagneri nina olevat vend Fridericuse väitel otse kui teatri jaoks loodud. Aleksisel oli samuti selle kohta mõned märkused. Sai naerda ja muudki. Pärast laua ääres lõpetamist suundus auline vennaskond taas maalituppa, kus peagi suitsupilv nad peaaegu nähtamatuks muutis. Fridericus arendas elavat ja vaimukat vestlust riigikorra ja monarhia üle ning kaitses end jõuliselt vaidlusimulise Ferdinanduse vastu. Aleksis vaigistas vaidlevaid pooli mõlema õigust kinnitavate sõnadega. Rõõmsad üliõpilaslaulud kõlasid tõeliselt kõlavas harmoonias. Näiteks Vom Hohen Olymp, Vetter Michal ja muud seesugused. Vom hohen Olymp herab ward uns die Freude, ward uns der Jugend Traum beschert. Drum traute Brüder trotz der blassen Neide, der unsere Jugend Freuden stört. Ja.
Umbes 11:30 pillutas Ferdinandus oma alati enneaegse lahkumisega kogu fraternitase laiali, mille üle vend kirjutaja suurt rahulolematust üles näitas. Vend Joachimus andis selgelt mõista, et aulised vennad võiksid 28. septembril tema korteris kokku tulla, mille järel surusime üksteisel kätt ja soovisime head ööd. Vend Amadeus sai sel õhtul puuduvana üles märgitud. Kirjutab vend Karolus. 22. märtsil Rafaelipäeval 1824 kogunes kogu fraternitas vend Karoluse majja. Landesen ja Aarens olid meie poolt üksmeelselt valitud külalisvendadeks. Alatasa puuduv vend Aleksis palus end taas vabandada, seekord reisi pärast maale. Fridericus ja Aarens olid need 2 esimest tähte, mis sõbralikult minu taevasse tõusid ja igatsust täis ootamine sai vaikselt leevendust. Niisama häirivalt, nagu päevavalgus kahvatab tähtede kuma, mõjus seega kogunenud vennasringile, mis ei jäänud joonistaja silmale märkamata. Ta rakendas kohe üht väga tuntud valgustavat vahendit, et õhtu kiiremini esile kutsuda, ning kirjutaja märkas südamliku rõõmuga, et peagi ühinesid kõik väikesed hajunud seltskonnad taas üheks õitsvaks pärjaks. Tee, krokk ja kõigi vendade suitsevad piibud täitsid toa varsti pilvedega ja viisid meid taevale lähemale. Meie äsja peigmehe staatusesse tõusnud vend Voldemarust ärgitati ette lugema meie viimase 7. märtsi koosoleku protokolli ja pärast lugemise lõpetamist allkirjastasid vennad selle ovatsioonidega. Evansi kooliõpikut arvustati laias ringis. Fridericus luges meile sellest ette selge seletuse sõna šanss kohta. Ka Joachimus kiirustas oma raamatukogust tooma lõbusaid postillasid 17. sajandist, näiteks lugu ausameelsest ja vooruslikust noorest naisest, lõbusast juristist, kellega kohe Friedkotti võrreldud sai. Vend Fridericus, kes kandis meile üldiseks rõõmuks ette nii mõnegi vaimuka palakese ja luges ka nimetatud raamatutest elavalt ette, muutus rahutuks ja näitas sageli kella poole, vaadates, et tema tund on kätte jõudnud ja pikemalt ta meie juurde jääda ei saa. Tundeid vaos hoides tõusis ta äkitselt ja ütles vendadele armastavad lahkumissõnad ja kiirustas meeleheitlikult minema, otse kui vette hüpates. Kõik vendade manitsused, palved ja kinnihoidmised ei suutnud tema julma otsust väärata. Ta lahkus ja sõbrad vaatasid talle kurvalt järele, soovides, et mõni heatahtlik nümf tema õnnetu elu peale halastaks ja teda embaks. Kõrvaltoas koondus väike seltskond ja midagi hakkas toimuma. Seal kiirustasid appi doktorid Joachimus ja Amadeus ja minagi Schmidti toel ilmutasin vaprust vendade Ferdinanduse ja Voldemaruse vastu. Aarens istus pilli taha ja lasi oma värskel häälel kõlada. Karolus liitus temaga ja Friedkott lisas juurde madalad toonid, et saavutada tõeline harmoonia. Mida juristid sel ajal kõrvaltoas korda saatsid, on kirjutajale teadmata ja seetõttu raskesti edasi antav. Hüüd lauda, härrased, seda on kujutatud juurde lisatud joonistusel, ühendas hajunud vennad taas ühtseks lauaringiks. Söödi, joodi, naljatati, naerdi ning peale kulbi kata aeglase ning kehva teeninduse ei näi miski sellest mulle märkimist väärt. Pärast laua koristamist teadis vend Amadeus, kuidas oma tundlike sõrmeotstega pillist helisid välja meelitada, millest kõigi auliste vendade kõrvad vaimustusse sattusid, nii et peagi olid nad tema ümber ringi koondunud, kus nõidküti koori osa suure elevusega lauldi, deklameeriti, tantsiti ja etendati. Vend Voldemaruse pealage uuriti valguse käes ja see tunnistati ühehäälselt helendavaks. Seejärel järgnes suur püramiidigrupp Herakles, nagu see siinsamas lisatud joonisel näha on. Tähelepanu ja imetlust väärib vend Friedkotti jõud grupi keskel. Äkitselt haaras auväärt vendi soov tema keiserlikule majesteedile Aleksander Pavlovitšile austust avaldada ja mulle usaldati õnn kõiki meie sõpru monarhi soosingule ja armule soovitada.
nagu näha joonistusel. Head ööd, kostus nüüd kõigist nurkadest. Igaüks püüdis leida kübarat, mantlit ja jalutuskeppi, kuid koosolnuid peatati veel viivuks, et nautida hetkeks koos olemist. Nüüd siiski head ööd. Lahkudes suruti kätt ja vend Ferdinandus andis vendadele teada, et 29. märtsil leiab kohtumine aset tema juures. Tornikell lõi 12:30, kui sõbrad minust lahkusid. Oli kesköö ja just vaimude tunni ajal liikus metsik sõjasalk läbi ööbimedate tänavate jubeda ulgumisega. Jaar, auh. Seda kinnitab hirmu ja õudustundega sõber sõprade seas, vend Kaarolus.